Tere! Täna meil on järgmine teema NLP massaažis ja teema tänase õhtu on inimene ei võrdu tema käitumisele. Millest see on ja miks ma räägin siin? Minu nimi on Natalja, kes vaatab mind ja ei tea, kes ma olen. Minu nimi Natalja, ma tegelen kehaliste praktikatega ja holistiline lähenemine ehk selline nagu kompleksis lähenemine massaažis. See on minu väljund, sest ma vaatan inimese peale nagu tervikuna, mitte ainult kõrv, nina, suu või käsi. Ja tänu sellele saab kompleksis vaadata teema, miks inimene tuli minu vastuvõtule ja mida me võime teha. Ja need teadmised, need oskused, mida ma kasutan seansi ajal, massaaži ajal, meie konsultatsiooni ajal, need teadmised ma ise kogesin, jagan sinuga, sest mõned teemad meil tuleb lihtsalt edasi ja edasi arendada ja ma lihtsalt töötan selleks, et anda sulle veel rohkem ja selleks, et sina saad veelgi enda jaoks rohkem võtta ja kasutada oma elus. Ja tänane nagu põhisõnum on see, et oskus adopteerida seda, mida sul on olemas. Mida ma pean silmas? Need teadmised, mida ma sain õppida NLP, ma õppisin treenerilt, kes töötab omas nišis valdkonnas kinnisvaraga. Ja tema õpetas müügi pealt, brändi loomise pealt, kuidas saab kasutada need NLP teadmised. Mina võtsin need teadmised enda jaoks, võtsin juurde info, uurisin, tegin või kasutasin need teadmised oma igapäevasel tööl ja nüüd ma saan seda edasi anda läbi keha, läbi massaaži, läbi meie konsultatsioonid. Ehk selle oskuse nimetus on adopteerimine. Ehk adopteerida seda, mis sul on olemas, vastavalt sellele valdkonnale, kus sul on vaja neid teadmised kasutada. Ja tänane teema on see, et inimene ei võrdu tema käitumistele. Mis see tähendab? Inimesed on tihti väga rikkad ja julged sildistada üksteise, rääkida, kuidas kes käitub ja milline ta on, anda oma arvamus kõigest, aga see ei tähenda, et käitumine vastab sellele, mis inimene on. Sest iga käitumise taga on mingi motiiv. Selle motiivi taga on alateadvuses peidetud valud, traumasid, uskumused ja kogu see kompleks mõjutab meie käitumise peale. Aga kui käitumine ei võrdu inimesele, see tähendab, et me võime need muutused teha ja hoida selline vabadus enda käes, et juhtida oma elu ise, mitte nii nagu meid manipuleerib sootsium. Ja kuna täna me räägime, siis vaatame need tähendused. Mis tähendab käitumine? Käitumine, see on väljund, mida on nähtav, aga selline väljund me võime muuta, sest see on vaid käitumine. Isiksus ehk inimese sisu, see midagi palju suurem ja see on süsteem, uskumuste süsteem, identiteedisüsteem, see on kogemus, see on teadmised, see on oskused, see on suur kompleks, mille kaudu ma tunnen, kes ma olen. Ja minu käitumine ei võrdu sellele, kes mina olen, sest sõltuvad sellest, mis olukord, millises kontekstis, millises roolis
ma teen neid või neid käitumised ja minu käitumine ei tähenda, et ma olen selline. Näiteks kui ma näen lapse ja ta nutab ja ma tahan teda aidata, mingi võõras laps ja ma tahan teda aidata ja tulen tema juurde, räägin, lahutan ja toetan ja siis aitan, miks ta nutab, et kui kedagi ei ole tema ümber vanematest. See ei tähenda, et ma hakkan püüdma kõik lapsed ja üritada midagi head neile teha, isegi kui nad ei nuta ja nad on rõõmsad. Ehk käitumine ei võrdu inimestele või isiksusele. Täpselt sama, kui ma suhtlen kellegiga. Inimene võib arvata, et ma olen vastik ebameeldiv inimene. Aga see ei tähenda, et mina olen selline, sest meie pegeldume üksteist ja võib-olla kellegiga suheldes ma võingi olla ebameeldiv inimene. Lihtsalt sellepärast ma olen ebameeldiv, sest minu käitumised või sõnad ei vasta ootustele, mis inimene tahab minult. Aga see ei tähenda, et mina olen halb. See lihtsalt tähendab seda, et ma ei vasta tema fantaasiatele, mida ta ootab minult. Ja kui me vaatame, et mis see tähendab, et inimene ei võrdu tema käitumistele, et iga käitumise taga on mingi motiiv, mingi sõnum, mis juhib mind ja juba selle taga on inimene. Ja miks see oluline, sest miks oluline aru saada selline NLP reegel, et inimene ei võrdu tema käitumisele. See annab meile kuidagi nagu vaadata teiste inimeste peale, enda peale, selle pilguga, et see aitab meid iseennast aru saada, et see, mida ma teen, see ei tähenda, kes ma olen. Ehk bränd ei võrdu inimene, et see kõik, mis ma näitan oma veebilehel või oma sotsmeedialehtedel, see ei tähenda, et mina olen selline. Kui ma ei näita oma pere, see ei tähenda, et mul ei ole pere. Või kui ma ei näita, ma ei tea, mida ma teen nädalavahetusel, see ei tähenda, et ma ainult magan. Ma näitan oma veebilehel ainult seda, mida ma tean, et on vaja näidata brändi raames. Täpselt sama, kõik meie käitumised, mis meil on, kõik meie käitumised on hoiavad enda taga motiivid. Ja kui me vaatame teiste inimese peale, siis selline emotsionaalne tase kuidagi nagu rahuneb maha, et meie ei pea kogu aeg nagu valverežiimis olla ja see kuidagi võtab maha süütunne, valutunne, sest süütunne, häbitunne, võlgade tunne, võlgnevus, mitte võlgad, aga võlad, et kui ma pean midagi, ma pean seda teha või sina pead midagi teha. Need on 3 asja, mille kaudu meid sotsium saab meid juhtida. Ja kui me saame aru, et mis juhib teised inimesed või mis juhib mind, siis mul on kergem iseennast aru saada ja teisi ka. Ja see annab meile kuidagi kergem iseennast aru saada ja teisi ka. Ja see annab mulle võimalus elada vabaduses, muuta oma elu nii, nagu ma tahan ja mis vastab minu eesmärkidele. Näiteks, kui me näeme, et inimene ei võta enda peale vastutus või lihtsalt ei tee midagi ja see võib häirida. See ei tähenda, et ta on laisk. See võib-olla tähendab seda, et tal on lihtsalt mingid peidetud hirmud, mis hoiavad teda koha peal ja miks ta ei saa teha mingid muutused. Näiteks koduvägivald ja kui naised kannatavad, see ei tähenda, et neile see meeldib. See võib tähendada seda, et neil on hirm palju tugevam
kui julgust sellest olukorrast välja minna. Ja kui ta on juba enda jaoks piisavalt leidnud vastused, kuidas ta saab seda teha, siis ta läheb välja. Aga ta ei jää selles olukorras, sest talle meeldib. Ta lihtsalt sel hetkel otsustas jääda siia. Üks väike arusaamine, kui me oleme suutelised aktsepteerida, kui mina ei tee valiku, see ongi juba minu valik. Ja kui perevägivald ja naine saab aru, et see on tema valik mitte välja minna sellest olukorrast. See võib juhtuda nii, et see ongi selline nagu startpunkt, kus ta hakkab iseennast kokku pakkida selleks, et välja minna. Sest ta on juba saanud aru, et ta ei ole normaalsel tingimusel tema elu. Ja siis ta hakkab ennast kokku pakkida ja vaadata ringi ja vaadata, et see ei ole okei. Ma pean teistmoodi käituda. Ja see ei tähenda, et tema käitumine näitab, et ta ongi selline, et ta armastab kannatada valu või füüsiline või moraalne vägivald. Aga ta saab aru, mis olukord, ta saab seda aktsepteerida ja juba siis ongi see startpunkt, kus ta saab edasi liikuda. Või näiteks ärielus, et seda, mida mina näitan nagu bränd, see ei tähenda, et kõik see, mis ma näitan, see olen mina. Jah, ma ei valeta, sest minu üks väärtustest on aus olla ja läbipaistavus. See ei tähenda seda, et kui ma ei näida pere, mul ei ole pere, aga kui ma näitan, et mulle maitseb tee ja see on minu brändi raames tervislik eluviis, siis jah, seda ma näitan brändi raames. Aga kui nädalavahetusel ma arvan, et see on perepäevad ja selleks, et suhelda oma lähedastega või oma sõpradega, see ei tähenda, et kui ma seda ei näida, seda mul ei ole. Vastupidi, ma näitan leheküljel seda, mis nagu brändi raames. Täpselt, kui me räägime teistest brändidest, et bränd ei tähenda, et see on samad inimesed selle taga. Ja kuidas see teadmine töötab kehas? Näiteks, kui kehas on pinge, inimene on stressi all, inimesel on palju vastutused ja lihtsalt ei jaksa, ei kannata, siis keha läheb pingesse, lihased lähevad pingesse ja see lihtsalt meie keha lihtsalt peegeldab seda, mis hetkel on. Aga see ei tähenda, et mina olen selline pidur ja ei ole suuteline midagi ette võtta ja teha. See tähendab lihtsalt seda, et see peegeldus minu tänase olukorda. Aga see tähendab, et mul on vabadus seda muuta. Ja kui me vaatame, kuidas saab seda kasutada igapäevases elus, et enda jaoks näiteks mitte teha kokkuvõtted või järeldused vastavalt käitumistele, oma käitumistele või teiste käitumistele, vaadata, mis selle taga on. Ja see annab põhjus ennast muuta või arendada. Või näiteks, sa tead, me juba vaatasime sinuga, et meid juhib see, mida meie ei mõista. Ehk meie uskumused, meie mingid traumad, meie harjumused, meie filtrid, mis saime koguda läbi elu. Ja kui me teame, mis meid juhib, siis me saame algtasemel seda muuta. Ehk minu käitumised ei tähenda, et mina olen selline. Aga kui ma tean, et
mingid käitumised rikuvad või ei lase mind jõuda oma eesmärkideni, siis ma saan need käitumised muuta selleks, et jõuda sinna, kus ma tahan olla. Kuidas see töötab kehas või kehaga? Läbi keha me võime vabastada need mured ja pinged. Näiteks juhtus stress, vastavalt sellele keha läheb pinges. Kui keha on pinges, kui lõdvestame kehas pinge, siis stress saab aru, et enam talle kohta ei ole. Ehk see on nagu vastastikune, et ta käib kahte suunda. Ja see tähendab seda, et me võime, kui me teame sellest, me võime seda muuta ja me võime olla paindlikumad, kasutades erinevad roolid ja kui me oleme paindlikud, muutudes erinevad roolid või vahetades erinevad roolid, siis see ongi selline samm meie vabadusele, meie võimule enda üle. Ja kui sa tead ja sa mäletad, et inimene ei võrdu tema käitumisele, see tähendab, et sina oled vaba teha neid muutused. Ja mis ma tahtsin, et sul jääks meelde, et käitumised, see nagu kostüüm või et sinu käitumised igas roolis, see nagu kostüüm. Sa võid võtta ära seda kostüümi, aga sinu isiksus, see jääb. Et sinu rool ei tähenda, et sina oled selline. Et igas roolis me mängime erinevad või teeme erinevad käitumised vastavalt roolidele. Ja kui sa jätad meelde, et sinu rool ei tähenda, et sina oled selline, siis sinu rool, see nagu kostüüm, sa võidad ära, aga sa ei ole see kostüüm, et sina oled see režissöör, selle teatri oma ja sina oled vaba valida, milline rool, milline kostüümi sa paned selga ja kui kaua sa oled selles kostüümis. Tänaseks mul on kõik, meil on jäänud üks teema veel ja sellega me lõpetame NLP massaažis tsükli ja jätkame edasi uue teemaga. Jälgi stories siis Instagramis.